Kuidas siis looduses olles või matkal olles süüa, kui tihti ja kui palju korraga? Mina olen pannud sellist asja tähele, et kui inimesel on kõht natuke tühi ja tal on natuke külm olla, siis ta on oluliselt tegusam kui siis, kui tal on soe ja kõht on täis. Kui sa oled korralikult kõhu täis parkinud, siis sa tegelikult tahad hakata leiba luusse laskma. Selle praktika jooksul, mis mina olen matkamas käinud pikkadel ekspeditsioonidel või väikestel matkadel siin Eestis, ma olen pannud tähele seda, et süüa tuleks tihti, aga korraga mitte väga palju. Et iga mingisuguse 1,5–2 tunni tagant peaks lihtsalt natukene näksima. Siis ei teki sellist koormavat, rasket täiskõhu tunnet. Külmal hooajal ma soovitan aeg-ajalt kuuma jooki lisaks toidule või mõni puljong teha. Kui te jääte õhtul laagrisse paiksemaks, siis võib teha nagu sellise suurema sooja toidu, mingi pudru, mingi supp, mille juurde küpsetada erinevaid asju, köögivilju, liha ja nii edasi. Aga täiskõht pigem jäägu ainult õhtu poole, siis kui on vaja näiteks vastu külma ööd magama minna. Öeldakse küll, et õhtune söömine on nagu vaenlase jaoks söömine, et teeb paksuks. Kui te olete looduses ja teil on näiteks 10, 15, 20 kraadi külma, siis on see ainukene võimalus, kuidas öö mugavalt mööda saata.